Igal aastal lisandub juba niigi pikale seletamatute sündmuste nimekirjale veelgi rohkem mõistatusi. Viimase sajandi jooksul oleme näinud inimesi jäljetult kadumas, jäänud lahendamata jõhkraid kuritegusid ning arheoloogid on avastanud esemeid, mis on neid täiesti segadusse ajanud. Need on vaid mõned näited kummalistest, lahendamata juhtumitest, mis jätkuvalt ajavad ajaloolasi segadusse ning paljud neist jäävadki igaveseks lahendamata. Number 10. Urali reljeefkaart, tuntud ka kui Dashka kivi, on artefakt, mida mõned inimesed usuvad olevat kasutatud maailma loomise ajal. Seetõttu tuntakse seda ka kui loojakaart ning see on jätnud arheoloogid nõutuks alates selle avastamisest 1999. aastal. Kivi laitsid Bashkiri riikliku ülikooli arheoloogid, kui nad töötasid Urali mägedes. See oli 1999 aasta juulis, kui nad selle avastasid ja nad ei suutnud oma silmi uskuda, kui kivist tahvel mullast välja toodi. See on 147 sentimeetrit kõrge, 107 sentimeetrit lai ja 15 sentimeetrit paks. See kaalub umbes 1 tonni ja kui kivi edasi uuriti, sai meeskond aru, et nad olid sattunud millegi peale, mida polnud kunagi varem nähtud. See sisaldas reljeefkaarti Urali mägede piirkonnast nimega Bashkiria ja tundus olevat peaaegu uskumatult täpne, mõõtkavas 1–1,1 kilomeetrit. Teadlased ei ole suutnud seletada, kuidas iidne tsivilisatsioon suutis luua nii täpse kaardi ilma kaasaegse tehnoloogia abita. Veelgi hämmastavam on asjaolu, et kaart oli joonistatud 3 eraldi tasandil, mis tähendab, et see on 3-mõõtmeline. Esimene kiht oli valmistatud kas keraamikast või tsemendist, teine diopsiidklaasist, mis oli segatud räniga ja 3, kõige õhem 3, koosneb portselani ja kaltsiumi segust. Kivi on sellest ajast alates dateeritud Vene ekspertide poolt ja nad usuvad, et see on umbes 120 miljonit aastat vana. Järgmine samm oli tuvastada piirkond, mida kaart kujutab ja see ei võtnud kaua aega. Üsna uskumatult näeb Bashkiria siiani välja väga sarnane sellele, milline ta oli miljoneid aastaid tagasi ja eksperdid suutsid kindlaks teha, et just see oli kõnealune piirkond. Seda on hiljem kinnitanud ka mitmete teiste riikide, sealhulgas Hiina eksperdid ning nad on tuvastanud ka kaardil nähtavad maamärgid. Nende hulka kuuluvad Belia, Ufimka ja Sutolka jõed ning Ufa kanjon. Kõik see on pannud ajaloolasi ümber mõtlema, kuidas inimesed tol ajal elasid, sest tundub, et nad olid palju arenenumad, kui varem arvati. Nad suutsid kuidagi kaardistada selle piirkonna justkui ülevalt vaarates, mis oleks pidanud olema võimatu, kuid ometi said nad selle ülesandega hõlpsasti hakkama. 9. kohal. Aastate jooksul on avastatud maiade esemeid, mis on õpetanud meile palju selle tsivilisatsiooni igapäevaelust, nende kogukondade usulistest aspektidest ja sellest, kuidas nad suutsid ellu jääda. Arheoloogid, ajaloolased, eksperdid ja teadlased on olnud maiade vastu väga pikka aega lummatud ning tuhandeid esemeid on leidnud ajast, mil nende tsivilisatsioon õitses. Kuid üks tähelepanuväärne avastus, mis tehti 2015 aastal, erineb kõigist teistest seni leitud leidudest. Ese on teekujuline ja D-idist ripats, mida tõenäoliselt kandis mõni maiade kuningas usuliste tseremooniate ajal. Sellel olid ka graveeringud, mis lõpuks tõlgituna jutustasid just selle kuninga eluloo. See on umbes 19 sentimeetrit lai, 10 sentimeetrit kõrge ja 0,8 sentimeetrit paks, mis teeb sellest suuruselt teise maiade ja teidi eseme, mis Belize's kunagi leitud. Ainulaadseks teeb selle aga asjaolu, et sellel on need 3 ajaloolist raidkirja ning märge piirkonna kohta, kust see leiti. Kuna Jadeedist ripats on nii suur, oleksid eksperdid oodanud, et see leitakse mõnest tuntud maiade linnast, kuid nii see ei olnud. See leiti Nimli Punetist, mis oli ajal, mil ripatsid kanti, eraldatud piirkond, kus elas vähe inimesi. Sarnaseid väiksemaid tükke on leitud, kuid neil ei olnud ühtegi pealiskirja ning need avastati palju tihedamalt asustatud piirkondades. Nimle Punet asub Maiade Alaserva lähedal ning arvatakse, et Maiad elasid seal ajavahemikus 150–850 per Kriis. See paik oli pikka aega kadunud, kuni see taas avastati 70. aastatel. Ja sellest ajast alates on arheoloogid piirkonnast välja kaevanud mitmeid olulisi esemeid, mida on põhjalikult uuritud. Samuti on teada, et sellele alale ehitati palee umbes 400 pekokserpaiku, kuna riipats leiti selle maetud jäänuste hulgast. Kui paleed kaevati, avastati hauakamber ja sees olles olid teadlased šokeeritud, kui sattusid sellele tähelepanuväärsele leiule.
Arvatakse, et hauakamber pärineb umbes aastast 800 Pehkriisuun ning selle ümbrusest leiti veel mitmeid esemeid, nagu keraamika ja jumaluse kujuline suur kivi, mis pakkus arheoloogidele suurt rõõmu. Ripatsi kuju sümboliseerib tuult ja hingamist, seega arvatakse, et kuningas kandis seda tseremooniatel, mis olid pühendatud maiade tuulejumalale Hurrakenile. Ajaloolased usuvad, et neid tseremooniaid korraldati igal aastal mussooni vihmadest saabumise kiirendamiseks, kuna neid oli vaja põllukultuuride elus hoidmiseks. Teadlasi on hämmastanud asjaolu, et kuningad, kellele Ripats kuulus, ei leitud tema hauakambrist. Tavaliselt selliste leidude pool maetakse avastatud esemed koos nende omanikega, kuid sellele anomaaliale pole leitud selgitust. Mis puudutab piirkonna mahajätmist enanike poolt, siis on pakutud, et kliimamuutused sundisid neid ümber asuma, kuna nende saagid hakkasid ikalduma. Seega on võimalik, et Ripats maeti lihtsalt üksi maha, lootuses, et Hurricane saadab soodsama ilma. Suur osa Ripatsi tekstist vajab veel tõlkimist, kuid nüüd teame, et see kuulis kuningas Janapolkeneile. See räägib ka tema vanematest ja sellest, et kuningas oli mingil moel seotud maiade linnaga Karakool. Edasised uuringud loodetavasti paljastavad rohkem kuninga ja tema rahva kohta, kuid saladus, miks tema Ripatsile kirjutati tekst, erinevad kõigist teistest leitud Ripatsitest, jääb endiselt lahendamata. Number 9. Kui me mõtleme Egiptuse suurtele püramiididele, siis need toovad meie silme ette ajastu, mis tundub meile tänapäeva inimestena peaaegu hoomamatu. Sealt leitud muistised on õpetanud meile palju nende kultuuri, ajaloo ja uskumuste kohta. Aga paljud inimesed ei tea, et Ühendkuningriigis Walesis asub piirkond, kust on leitud muistiseid, mis on isegi vanemad kui püramiidid. Cynallen liin kannab nime Monmouth ja see asub Kagu-Walesis riigi piiri lähedal Inglismaaga. Linn on tuntud oma pika ajaloo poolest ning seda peetakse kogu Ühendkuningriigi 10 parima arheoloogia linna hulka, kuna sealt on leitud tuhandeid muistiseid. Kuid viimane ja kõige salapärasem neist leidudest ei ole lihtsalt ese nagu keraamika või ehted. Monmouthi arheoloogiasentsi esimees Steve Clark juhtis 2012 aasta juunis piirkonna suurjate meeskonda, kui nad leidsid iidse ehitise jäänused. Kõigepealt leidsid nad 3 massiivset puittala, mis olid üksteise kõrvale asetatud piirkonnas, mis iidsetel aegadel oli järv. See järv on sellest ajast kadunud, kuna see täitus mingil hetkel ajaloos setetega. Kes iganes need ehitise püstitas, kasutas tõenäoliselt neid suuri talasid suure ehitise vundamendi osana, kuna need olid sügavale maasse paigutatud. Sajendaid jooksul puit lagunes ja tekkinud tüimikud täitusid hapnikuvaba saviga. Siiski on sellel kohal endiselt palju küsimusi vastuseta. Asjatundjad on saanud vaid oletada, milleks seda ehitist kasutati ning need tehnikad, millega need 3 palki maasse paigaldati, on endiselt teadmata. Seda seetõttu, et need ei ole tavalised aluspalgid. Arvatakse, et see, kes selle ehitise ehitas, suutis kuidagi tervet puud pooleks lõigata enne, kui need maasse asetati. See oleks olnud äärmiselt keeruline ja töömahukas, kuid asi muutub veelgi muljetavaldamamaks. Arheoloogid ei ole suutnud kindlaks teha, kui sügavale palgid maasse pandi ning neil pole aimugi, kes selle ehitise ehitas või milleks seda kasutati. Mõningaid teooriaid on siiski välja pakutud tänu palkide paigutusele. Need näivad olevat täpselt joondatud Iidse järve keskosaga, mis kunagi selles piirkonnas asus. Seetõttu on välja pakutud, et seda ehitist kasutati tandeena, mis viis Graniki juurde. Need on tehissaared, mida leidub sageli Šotimaal ja Iirimaal. Kui see tõesti nii oli, oleks tamde olnud tohutu ja selle ehitamine oleks võtnud väga palju aega. Kuid see on endiselt vaid spekulatsioon, sest pole teada, kas see ehitati enne järve tekkimist või pärast seda. Asjatundjad pole suutnud talade vanust kindlaks teha ning nendele küsimustele vastamiseks tuleb teha täiendavaid uuringuid. Praegu arvatakse, et talad pärinevad pronksi ajast muude avastuste põhjal. Nende hulka kuuluvad põletatud kividest kuhjatis ja küna, mis leiti koos taladega. Arvatakse, et kive kuumutati tules ja seejärel visati need küna sisse vee keetmiseks, nagu tol ajal sageli tehti. Number 7. Alati on huvitav, kui eksperdid ei suuda seletada mõnda iidset eset, näiteks 1500 aasta vanust Ripatsit, mis leiti 2011 aastal Küprosel maalt. Koht, kust amulet leiti, kannab nime Neapaphos ja pole haruldane, et arheoloogid leiavad selles piirkonnas iidseid esemeid.
Amulet on tekitanud segadust, kuna see näib ajalooliste isikute osas tavapärasest kõrvale kalduma. Lisaks on sellel mõlemal küljel sisse kirjutused. Ühel küljel leiti tekst, mis tõlgituna kõlas järgmiselt. Lave, kes on Jumal, on salajase nimekandja. Rei lõvi, muistne Egiptuse päikesejumal, kindlalt oma pühamus. Kuigi see võib tunduda ebaoluline, sai teadlased peagi aru, et see sissekirjutus on palindroom, mis tähendab, et seda saab lugeda nii edasi kui tagurpidi ning tulemus jääb samaks. Mis on üsna muljetavaldav, arvestades, et see koosneb 59 märgist. See oli juba iseenesest märkimisväärne avastus, kuid ripatsi teisel poolel oli veelgi rohkem üllatusi, mida pole siiani suudetud seletada. Seal on mitu kujutist, sealhulgas paaris olev mähitud muumia, ning tõenäoliselt on see mõeldud kujutama Osiirist, teist Egiptuse jumalat. Teised kujutised on mehest, kes istub taburetil ja hoiab paremat kätt huulte juures, just või tahaks kedagi vaigistada. See kujutis esindab vaikuse jumalat Harpokratest. Tema kõrval on müütilise olendi kujutis, kellel on koera pea. Neid tegelasi on nähtud paljudel teistel artefaktidel ja me teame, et seda nimetatakse sünotsefaaliks. Teadlastele tundus kummaline see, et sünotsefaal jäljendab Harpokrateese tegevust, mis on vaid üks mitmest ebatäpsusest, mis sellel artefaktil on leitud. Esiteks sisaldab palindroom mitmeid kirjavigu. Mitmel korral on kasutatud 2 tähte P, kuigi õige oleks olnud 1 V. Ja viimased 3 tähte E, A, I näivad olevat lisatud kiirustades, kuna need tunduvad olevat ühele poole amuletti kokku surutud. Seetõttu usuvad eksperdid, et inimene, kes amuleti valmistas, ei mõistnud täielikult Vana-Egiptuse kirja ning tegi Egiptuse kultuuri seisukohalt vea. Tavaliselt kujutatakse Harpokratest istumas lootuse õie sees jalad üles tõstetud ning teda pole kunagi varem kujutatud taburetil istumas. Samuti pole enne nähtud, et sünotsephaalus jäljendaks Harpokratese tegevust. Tavaliselt oleks teda kujutatud käpad üles tõstetud Harpokrateese kummardamiseks ning ajaloolased pole suutnud seletada, miks amulett just nii loodi. Ja siis on veel see, et keegi, kes selle eseme lõi, otsustas mõlema kuju kehadele lisada ristuvad jooned. Kui seda tehti, tähendas see, et need kujukesed oleksid koos Osiirisega mumifitseeritud, mis poleks sellel juhul olnud võimalik. Samuti on märgitud, et sünotsephaalust kujutatakse sageli sidemetega, kuid selle amuleti puhul kannab neid Harpokrates. Seda polnud kunagi varem tehtud ja siiani pole teada, kas need olid süütud vead või olid need tegurid tahtlikult lisatud. On oletatud, et seda tehti tollaste valitsejate vastu mässu märgiks või et amulett valmistati odavalt kellegi poolt, kes ei mõistnud tollaaegset kultuuri, kuid need teooriad vajavad veel tõestamist. Number 6. Maistatus sai alguse 1954 aastal, kui üks mees saabus Jaapanisse Tokyo lennujaama passiga, mida keegi ei tundnud. Siiani pole keegi suutnud välja selgitada, kes ta oli või kus asus riik, kust ta tuli. Teadaolevalt oli Tokyos väga palav päev, kui mees nimega John Zegras astus Haneda lennujaamas lennukilt maha ja esmapilgul tundus ta nagu iga teine reisija, kes sel päeval linna saabus. Tal oli seljas ülikond ja kõige tähelepanuväärsem tema juures oli see, et tal oli habe. See oli nii kuni hetkeni, mind ta ulatas oma passi tolliametnikule, kes muutus kohe kahtlustavaks. Pass ei tundunud võlts, kuid ta polnud kunagi kuulnud riigist, kust mees oli saabunud. Tarrid. Ta kutsus kohale immigratsiooniametnikud, kes hakkasid meest kohe küsitlema ning mees näis selle peale pahanorevat. Ta väitis kindlalt, et Tarrid on tõesti olemas ja et see on olnud tunnustatud riik juba üle 1000 aasta. Nad olid nendes sündmustes segaduses, näitasid mehele maailmakaarti ja palusid tal näidata, kus asub Tarrid. Ta osutas Prantsusmaa ja Hispaania vahelisele alale ning ametnikud püüdsid talle selgitada, et see piirkond on Andorra, kuid ta jäi kindlaks, et see on eksitus. Ta polnud kunagi Andorrast kuulnud ja aja möödudes muutus ta oma reisiplaanide viivituse pärast üha ärritatumaks. Ta kinnitas ametnikele, et on see, kelleks see nimetab ja tuletas neile meelde, et tal on passis templid, mis tõestavad, et ta on varem Jaapanis käinud. Ta näitas neile ka erinevate Euroopa riikide valuutat ja esitas oma tšekiraamatu. Ja see ei teinud asja sugugi selgemaks. Tema tšekiraamat oli välja antud panga poolt, millest keegi polnud kunagi kuulnud ja hoolimata otsingutest ei suutnud keegi seda leida.
Mehelt küsiti siis, mis asjus ta Jaapanis viibib ja kas tal on kedagi, kellega lennujaam võiks ühendust võtta tema väidete kontrollimiseks. Ta andis neile ettevõtte nime, kellega ta plaanis koostööd teha, hotelli, kus ta plaanis peatuda ja panga, kellega ta koostööd tegi. Kõnealus meest ei õnnestunud üles leida ja ka panka, millega ta väitis koostööd tegevat, ei eksisteerinud. Ettevõte, mida ta mainis, eksisteeris tõepoolest, kuid nad polnud kunagi kuulnud meest nimega John Segres. Politseinikel ei olnud muud valikut, kui ta kinni pidada ning ta paigutati lähedal asuvasse hotelli, kuni nad tema väiteid uurisid. Et tagada, et ta ei põgeneks, paigutati 2 politseinikku tema hotelli ukse taha ning eeldati, et ta viiakse järgmisel päeval tagasi lennujaama edasiseks ülekuulamiseks. Kuid kõigi üllatuseks oli mees kadunud, kui politseinikud ukse avasid, et teda kontrollida. Nad kinnitasid, et toauks oli kogu öö suletud ning kuna tuba asus hotelli ülemisel korrusel, polnud võimalik, et ta oleks rõdult põgenemiseks alla hüpanud. Ta oli kõik oma asjad kaasa võtnud ja keegi ei näinud teda enam kunagi. Number 5. Le Cata à la Chèvre on salapärane koobas Jersey saare La Manche'i väinas. See on aastakümneid eksperte paelanud, kuna avastati, et neandertallased tulid igal aastal koopasse tagasi, kuid keegi ei tea, miks. Kuigi oli teada, et neandertallased elasid selles koopas, on hiljuti kindlaks tehtud, et nad hakkasid seda paika kasutama palju varem, kui algselt arvati. Koopast leitud esemed näitavad, et nad võisid seal elama hakata umbes 250 000 aastat tagasi. Hämmastaval kombel tulid nad ikka ja jälle sellesse koopasse tagasi ning seda traditsiooni järgiti põlvest põlve. Nad käisid selles piirkonnas loomi jahtimas ja tundub, et neile meeldisid need koopad, kui just ei olnud mingit muud seni tundmatut põhjust, miks nad sinna tagasi tulid. Koopast ja selle ümbruses leitud kivist tööriistad annavad teadlastele hea ettekujutuse sellest, kuidas nad selles piirkonnas liikusid. Paljud nende jahikohad oleksid olnud üleujutatud La Manche'i väinas. Kuid teid piirkonnad on endiselt ligipääsetavad ja loodetakse, et need annavad ajaloolastele rohkem teavet inimeste kohta, kes seal kõik need aastad tagasi elasid. See piirkond oleks olnud palju suurem kui täna, kuna jäämitsid olid veel terved ja piirkonda polnud ookean veel üle ujutanud. See viitab sellele, et piirkonnas oli palju metsloomi ning koopad pakkusid neandertaalastele seal elamisajal ideaalset varju. Soovides nende kohta rohkem teada saada, uurivad eksperdid nüüd 16 000 leidu, mille hulka kuuluvad loomaluud, setted ja kiviriistad, mis piirkonnast koguti, ning need võivad anda täiendavat teavet Jersey jääaja kohta. Ainsaadseni esitatud teooriad on, et koopad võisid olla kaugelt nähtavad ning neandertallased oleksid kohe pidanud koopaid varjualuseks. On samuti pakutud, et omavahel jagati teavet koopa asukoha kohta ning see teadmine anti edasi põlvest põlve. See seletaks, miks nad tulid koobastesse tagasi aastakümnete jooksul, kuid need teooriad vajavad veel tõestamist. See ei ole ainus koobas Jerseyl, kus on teadaolevalt elanud neandertallased. See on Le Cate de Saint-Berlard, mis on palju suurem kui Côte à la Chèvre, kus arheoloogid leidsid graniidist riiulit 13 neandertallase hammast ja arvatakse, et need kuulusid 2 isikule. Kuna mõnel hambal puuduvad neandertallastele iseloomulikud tunnused, on oletatud, et koopas elas mingil hetkel ka tänapäeva inimene või olid need hambad neandertallase ja tänapäeva inimese ristumise tulemus. Hammastega tehakse veel täiendavaid uuringuid, et selgitada, kas oli tõesti nii. Kuid praegu on need avalikkusele vaatamiseks välja pandud Jersey muuseumis ja kunstigaleriis. Number 4. Cairnsbrooki kivide paigutus asub Victoria osariigis Austraalias. Kuigi teadlased ja arheoloogid on seda põhjalikult uurinud, pole keegi kindel, kes selle ehitas või mis selle eesmärk oli. On kindel, et see paigutus on aborigeenide päritolu ja arvatakse, et see on 1000 aastaid vana, kuid selle täpne vanus pole siiani kindlaks tehtud, mis lisab juba niigi salapärasele paigale veelgi rohkem müstikat ja intriigi. See paik, mis asub umbes 2,5 miili kaugusel Cairnsbrookist, avastas esmakordselt Aldo Mazzola 1963 aastal. Tol ajal ei tehtud paigas eriti midagi, kuid 1980-ndatel uuriti tema märkmeid paigutuse kohta ning kivide paigutust hakati lõpuks uurima ja kaardistama. Mazzola kirjutas artikli, mis esitati 1963 aastal väljaandele Victorian Naturalist ja ta lisas sinna põhjaliku kirjelduse. Ta märgis, et selle mõõtmed olid 200 × 17 jalga ja see oli ligikaudu bumerangi kujuline.
Esimese uuringu viis läbi Victoria Arheoloogiauuringute Amet 1980. aastatel pärast seda, kui kohalik maaomanik juhtis sellele kummalisele paigutusele taas tähelepanu. Eldati, et tegemist on vana aborigeenide tseremoonia paigaga, kuid seda pole veel lõplikult tõestatud. See on sellepärast, et selles piirkonnas pole kunagi leitud ühtegi teist aborigeenide tseremooniate kirjapanekut ning ühtegi neist väidetavatest traditsioonidest pole ka järeltulijatele edasi antud. Vähemalt nii näib. Kaasaegsed kirjeldused sellest paigast ütlevad, et seal on 2 kaart, mis on ehitatud suurtest kividest ning seal on ka mitu väiksemat kivi ja kivihunnik ehk kääbas, mida võidi kasutada rajamärgina, mälestusmärgina või piiripostina. Arvatakse, et kaarekujuline vorm ehitati tahtlikult bumerangi kujuliseks, kuna see oli ammustel aegadel oluline jahiriist. Kuid mõned teadlased ei nõustu sellega, sest sellel kujul on ebaregulaarne kõverus ja küljed jooksevad paralleelselt, erinevalt tavapärasest bumerangi kujust. Siis on veel teooria, et kivide paigutus oli mõeldud kasutamiseks astronoomilise tööriistana, sarnaselt sellele, kuidas arvatakse, et Inglismaa Stonehenge'i kasutati. Mõned inimesed usuvad, et kaar kujutab linnuteed ja et lähedal asuv kivikuhjatis esindab Siriust või mõnda teist eredat tähte, mida selle ehitamise ajal taevas näha võis. Samuti on kindlaks tehtud, et poolkuu otsad osutavad kompassil põhisuundadele, kuid pole teada, kas oli tahtlik või lihtsalt juhus, mis tundub ebatõenäoline. Mõned eksperdid usuvad, et seda ala kasutati meeste initsiatsioonitseremooniateks, kuna teisi sarnaseid paiku Uus-Lõuna-Walesis kasutati selleks otstarbeks. Austraalia valitsus ostis selle paiga 1975 aastal ja võttis selle säilitamise üle arheoloogiliste leidude ametilt. See on nüüd kuulutatud ametlikuks arheoloogiliseks alaks ning on sellest ajast müüdud põlisrahvaste maade nõukogule ja on praegu Ballarat Aboriginal Coupi hoole all. Paigast tuleb läbi viia veel palju täiendavaid uuringuid, et teha kindlaks, kes lõi selle kummalise kivide paigutuse ja milleks seda kasutati. Number 3. On tähelepanuväärne, kui sageli on ajaloo jooksul suured laevad, mis vedasid tonne olulist kaupa, ootamatult ja seletamatult kadunud. Kuigi enamik neist laevadest leitakse lõpuks üles, kaovad mõned igaveseks ookeani, nagu juhtus SS Marine Sulphur Queeniga. Laiva ametlik nimi oli Esso New Haven. See oli T2 tüüpi tanker, mis ehitati 1944 aastal Chesteris, Pennsylvanias ning algselt oli see mõeldud nafta vedamiseks, nagu paljud tol ajal ehitatud tankerid. 1960 aastal sõitis laevaga Bethlehem Steel Company kuivdokki Sparrows Pointis, Marylandis, kus sellega tehti mõned muudatused. See muudeti nii, et see sai vedada sulatatud väävlit ning selle nimi muudeti Marine Sulphur Queeniks. Selleks, et laev saaks seda ülesannet täita, paidaldati sellele iseseisev paak mõõtmetega 306 jalga korda 30 jalga korda 33 jalga. Kõik algsed vaheseinad eemaldati selle muudatuse jaoks ning laeva sisemisstruktuuri tuli samuti muuta. Toru sees oli 4 eraldi kambrid ning põhitoru paiknes umbes 3 jala kaugusel ümbritsevatest materjalidest. Väävlid hoiti umbes 155 kraadi Fahrenheiti juures tänu paigaldatud aurusüsteemile. Ja 1961 aastal alustas laev pärast ümberehitust oma esimest reisi ning muudatused toimisid hästi. 2 aastat tegi see regulaarselt reise, vedades lastiks sulaväävlit. Aga 2. veebruaril 1963 muutus see kõik. Sel päeval väius laev Beaumontis, Texases, pardal üle 15 000 tonni väävlit. On teada, et see oli 2 päeva hiljem Florida Keysi lähedal vees, kuna saadi rutiinne sõnum, mis kirjeldas laeva asukohta. Aga 6. veebruariks oli kogu side laevaga katkenud ja see kuulutati kadunuks. Arvati, et see pidi olema uppunud Florida väinas ning seda piirkonda otsiti põhjalikult, kuid tulemusteta. Otsingud kestsid 19 päeva, kuid sellest ei leidnud ühtegi jälge ja otsingud tuli lõpetada. Ainus tõend selle kohta, et Sulphur Queen oli põhja läinud, oli mõne päästevesti leidmine veest ja mõned väikesed rusutükid, mis arvati kuuluvat laevale. Märgiti, et 4. veebruaril sõitis laev kõrgetes lainetes, kus lained ulatusid kuni 16 jalani ja tuulekiirus oli umbes 45 sõlme. Uurimise käigus tehti kindlaks, et laev poleks tohtinud sel päeval üldse merele minna. Laeval regulaarselt teeninud meeskond oli teatanud, et tulekahjud puhkesid sageli 4 paagi külgedel. See juhtus nii tihti, et ohvitserid ei andnud enam isegi häiret, sest nad olid tulekahjudega juba harjunud.
Ühe reisi ajal oli laev sihtkohta saabudes tulekahjus ja põles endiselt, kui ta uuesti teele asus. Kui tuikahjusid kustutati veega, siis väävel moodustas tähtsa varustuse ümber kooriku, põhjustades veelgi rohkem probleeme. Rannavalve avastas ka, et laeva kiil oli aastate jooksul tugevalt korrodeerunud ja et kiil oli tekkinud võrkkoht, mis tähendas, et kiil oli ohtlikult kaheks murdumas. T2 tüüpi tankerid olid selle vea poolest kurikuulsad ja seetõttu võeti nende laevade ülevaatusi väga tõsiselt. Teatati veel paljudest muudest probleemidest ja on peaaegu mõeldamatu, et Sulphur Queen'i lubati sel päeval merele minna. SS Marine Sulphur Queen'i vraki pole kunagi leitud ning selle ja meeskonna saatus on siiani teadmata. Number 2. 3 naise, 21-aastase Ann Millery, 19-aastase Patricia Bluffy ja 19-aastase Renee Bruley kadumist pole kunagi vahendatud ning see jääb üheks Indiana Jonesi osariigipargi kõige segadust tekitavamaks mõistatuseks. Juhtum leidis aset 2. juuli 1966, kui 3 sõpra otsustasid veeta aega koos 4. juuli nädalavahetusel. Sellel hommikul võttis Ann oma autoga teised 2 naist peale ja nad sõitsid Indiana Jonesi osariigiparki. Nad kõik olid pärit Chicago piirkonnast, nii et neil kulus sinna sõitmiseks umbes tund aega. Nad jõudsid kõnealusele rannale umbes kell 10 hommikul. Ja piirkond oli juba täis inimesi, kes olid pidulikus meeleolus. Suurem osa päevast veetsid nad päikese käes lesides, ujumas käies ja looduses aega veetes. Kuid päikese loojumise ajaks olid kõik 3 sõpra kadunud. Üks rannas olnud paar teatas, et nad olid näinud 3 naist rääkimas tundmatu mehega enne nende kadumist. Teda kirjeldati kui hästi päevitunud 20. alguses olevat meest, kellel olid tumedad lainelised juuksed ning ta seisis 16 jalase laiusega paadil, millel oli sinine sisemus. Ja pärast mõningast vestlust astusid 3 sõpra paati, jättes kõik oma asjad randa. Tunnistajate sõnul purjetas mees seejärel paadiga läände ega tulnud kunagi tagasi. Pargi valvur sai ülesandeks koguda naise asjad, mille hulta kuulusid Ann Texas shortsid, polosärk, kingad, valge ujumismüts, autovõtmed, pamm ja termos. Samuti jäid maha Patricia hommikumantel, päikeseprillid, transistorraadio, tema valge rätik, rahakott, milles oli $5 ja võib-olla veel paar väikest asja. Renee asjad hulka kuulusid tema rätik, lühikesed püksid, pluus, päikesemüts, sigaretid, päevitusõli ja rahakott, milles oli 25 senti ja umbes $55 tšekkidena. Varsti teatasid 3 naise pered nende kadumisest ning pargivalvurid andsid teada, et Anni auto leiti pargi parklast hüljatuna, samast kohast, kus seda nähti 2 juulil. Sees leiti veel mõned naiste asjad, kuid need ei andnud mingit vihjet selle kohta, mis nendega juhtuda võis. 5. juulil alustati esimest ametlikku otsingut. Sukeldujad uurisid järve põhjalikult. Politseinikud ja pargivalvurid otsisid jalgsi ning hobused toodi appi, et maad kiiremini katta, kuid midagi kasulikku ei leitud. Mees, kes oli sel päeval rannas oma videokaameraga filminud, pakkus oma salvestist politseile ning tänu sellele suudeti tuvastada 2 võimalikku paati, mis võisid tol päeval sõbra peale võtta. Esialgselt tehti kindlaks, et kõnealune mees viis nad pärast paati minekut randa tagasi ning mitmed tunnistajad teatasid, et nägid kõiki 3 naist rannas jalutamas ja söömas kaua pärast seda, kui neid paati minemas nähti. Mõned inimesed nägid veel üht meest, keda samuti pole tuvastatud, nende juurde minemas ja seejärel koos nendega teisele paadile minemas, kuid seda tähelepanekut pole kunagi kinnitatud. Järgnenud kuudel leiti tõendeid, et Renee kavatses oma poissõbrast lahku minna, kuna mees tundis rohkem huvi autode kui tema vastu. Kuid tema perekond usub, et kadumise ajaks oli ta oma meelt muutnud. Anni sõbrad avaldasid, et ta oli tollal 3. kuud rase ning ka Patricia võis olla rase. Mõlemad naised olid suhtes abielus meestega ning üks Patricia sõpradest arvas, et Patricia oli oma kadumise ise planeerinud. Ta oli ühel hetkel koju tulnud näovigastusega ja väitnud, et tal on täisverelise hobusega tegeledes probleeme hobuse sündikaadiga. Pole teada, kas mõni neist teguritest aitas kaasa nende kadumisele ning see juhtum on kahjuks ka aastakümneid hiljem endiselt lahendamata. Kõik, kellel on selle juhtumi kohta uut teavet, peaksid võtma ühendust Indiana osariigi politseiga aadressil 17-899-8577. Number 8.
1952 aastal hakkasid Põhja-Yorkshire'is Inglismaal elavad inimesed teatama kummalistest ja seletamatutest tulukestest taevas ning seda peetakse üheks piirkonna tuntumaks seletamata ufo-müsteeriumiks. Kõik sai alguse mitte tavainimestest, vaid 10 kuningliku õhuväe 269. eskadroni teenistujast ja ohvitserist. 19. septembril samal aastal, mõned minutid enne kella 11, nägid nad midagi, mida polnud kunagi varem näinud ega osanud seda kuidagi seletada. Nad teatasid, et nägid täiesti taldrikukujulist lennumassinad, kui viibisid Põhja-Yorkshire'is asuva RAF Topcliffe sõjaväebaasi lennurajal. Meteor-tüüpi reaktiivlennuk suundus Dishforthi lennuvälja rajale ja seda jäldis väga lähedalt see tundmatu lennumasin, mida keegi ei suutnud tuvastada. Sel ajal oli RAF seotud projektiga Mainbrace, mis koosnes 13 päeva kestnud simulatsioonide seeriast, et välja selgitada, mis juhtuks, kui piirkonnas toimuks Nõukogude või Lääne-Euroopa rünnak. Üks ohvitser ütles, et ta nägi algul taevas ainult kauget valget täppi. Ta hindas, et see liikus umbes 15 000 jala kõrgusel ja oli umbes 5 miili kaugusel Meteor reaktiivlennukist. Teine ohvitser väitis, et objekt oli hõbedane ja hakkas lähenedes küljelt küljele kviikuma. Alguses arvas ta, et see on langevari, kuid objekt ei paistnud paigal hõljuvat, vaid sööstis äkitselt reaktiivlennuki poole ja lendas sellele järele. See hakkas oma telje ümber pöörlema, kuid kiirendas siis äkitselt võimatu kiiruseni ja lendas läände, kuni kadus silmist. Kogu sündmus kestis vaid 20 sekundit ja kõik, kes seda lennumasinat nägid, olid ühel meelel, et nad polnud kunagi varem midagi sellist näinud. Ja selgus, et see polnud esimene kord, kui taevas nähti kummalist objekti. 13. septembril närkas Taani hävitaja meeskond õises taevas kolmnurkset objekti liikumas. Nad olid üllatunud selle lennu kiiruse üle, mis oli umbes 900 miili tunnis ning teatasid, et see kiirgas sinist valgust. 20. kuupäeval, päev pärast teist vaatuskorda, oli ajakirjanik USS Franklin D. Roosevelti pardal üks neist tunnistajatest, kes nägi taevas sfäärilist objekti. Ta märkas, et see jälgis laevastikku ja kuigi algul arvati, et tegemist on ilmastikupalliga, lükati see teooria hiljem ümber. Ükski radar ei tuvastanud ühtegi lennukit ja hoolimata sellest, et taevast jälgiti väga hoolikalt, ei teatanud keegi objekti nägemisest. Bud Lucy uuriti põhjalikult, kuid selgitust pole kunagi leitud ning see jääb lahendamata mõistatuseks. Suur tänu, et vaatasite! Kui see video teile meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie uute videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.